Hea kuulaja ja vaataja, portaali vabadused.ee jälgija. Käivitasime kevadise toetuskampaania, mille siht on koguda järgmise poolaasta tegevuskulude katteks 25 000 eurot. Talvise kampaania käigus täitsime selle eesmärgi. See tähendab, et just tänu teie toetusele oleme saanud jätkuvalt töötada selle nimel, et võim meelevaldselt meie isikuvabadusi ei piiraks. Selle töö aluseks on kindlad väärtused, millest oleme lähtunud. Toon nad esile. Esmalt tõde. Tõeni aitavad meid faktid. Valefaktid viivad mitte tõeni. Mitte tõele ehk valele tuleb vastu seista. Ehk nagu tuntud autor Nassim Nicholas Taleb seda ühe eetikareeglina väljendas. Kui näed petist, kuid ei nimeta teda petiseks, oled ise petis. Teiseks, julgus iseseisvalt mõelda. Me ei karda erineda üldlevinud populaarsetest seisukohtadest, kui need on valed. See tähendab, et ebamugav tõde on alati meie jaoks parem, kui seda oleks mugav vale või ka pooltõde. Ja kolmandaks väärtuseks, mille poole püüdleme, on usaldusväärsus. Seda saabki saavutada läbi tõe ja julguse asju öelda selliselt, nagu need meile paistavad. Ja teha seda ühtlasi alati tasakaalukalt. Oleme sisukad, julged ja sõltumatud. Tänu teie toele oleme esimesel poolaastal saanud ellu viia mitu olulist projekti. Aasta alguses õnnestus mul teha põhjalik intervjuu Ameerika Ühendriikide maineka Princetoni ülikooli emeriitprofessori, kõrgete teadusauhindadega pärjatud sealse teaduste akadeemia liikme, füüsik William Happeriga, kes on muu hulgas jätnud märkimisväärse jälje kliimateadusse. Happeri keskseks sõnumiks on, et kliimakriisi kuulutamine tugineb valedele ja seega ei ole õigustust ka igasugusel inimtegevust piiraval kliimapoliitikal. Oluline on, et selle intervjuu professor Happeriga avaldas ka Eesti suurim päevaleht Postimehes. Sellise tunnustatud teadlase ja eksperdi toomine eesti keeles Eesti lehe lugejateni on ülimalt oluline, et tasakaalustada meie enda võimuringkonna jutte kliimakriisist või selle kuulutamise taga olevast teaduslikust konsensusest. Siin on veenev tõestus, et mingit konsensust teadlaste seas ei ole. Maikuu jooksul vahendame teile mitme sarnase kaliibriga eksperdi hinnanguid kliimakriisi, sellega seotud valeväidete ja sellest tulenevate poliitiliste eksisammude kohta. Teiseks oluliseks esimese poolaasta tähiseks on uue saatesarja Epitsentris käima tõmbamine, kus kahe saatejuhi ja saatekülalistega arutleme ja kommenteerime isikuvabadustega seotud probleeme nii Eestis kui välismaal, aga ka muid Eesti elu sõlmküsimusi. Sundvaktsineerimine ja sundpiiramine. Kui keegi julges, sealhulgas mina küsida, et kas sellel piirangul, mida te praegu teete, on õiguslik alus, siis öeldi, et põrgu see põhiseadus, meie kaitseme elusid. Täideti eeter täiesti kriitikavabalt igasuguste lolluste ja idiootsustega. Kas on niimoodi, et siis me saame maru odava elektrienergia endale, kui me kõik kohad tuule- ja päikeseparke täis paneme? Ei ole võimalik. Riik on valmis nagu niimoodi miljardeid maksma tuuleparkide arendajatele peale. Isegi see faktikontrolli portaal ei viidanud, et oleks ühegi fakti vastu eksinud, vaid ütles lihtsalt, et sisuliselt meile ei meeldi see tekst. Mäletad, kui 90-ndatel olid telereklaamid ja see oli sõltumatu Šveitsi labori arvates. Kahe tegutsemisaasta jooksul on meiega liitunud mõjukas kaasautorite ring ehk inimesed, kes oskavad vajadusel teravalt, aga alati faktitäpselt ning sisukalt juhtida tähelepanu meid ja meie vabadusi ümbritsevatele olulistele teemadele. Meie uudistetoimetaja kammib aga tänaseks oma täpse pilguga igapäevaselt läbi kanaleid nii välismaalt kui Eestist, et olulistest isikuvabadusi puudutavatest arengutest meie lugejatele rääkida ja neid oma artiklites analüüsida. Head toetajad, ma tänan teid siiralt, et olete aidanud meil siiani jõuda. Ettevaatavalt saan öelda, et soovime sarnases mahus jätkata, pakkuda teile igapäevaselt head sisu, olla teie ees ka edaspidi regulaarsete saadetega ja mõelda julgemalt suuremate projektide peale. Oluline on, et seda kõike saamegi teha vaid sinu abiga. Kui sul on see võimalus, anna oma panus meie töö jätkamiseks. Tule veebilehele vabadused.ee alalehele toeta ja saad seal valida just endale sobivas suuruses ühekordse toetussumma või vormistada meile igakuise püsiannetuse. Just sinu tugi on see, mis aitab meil isikuvabaduste teemat pildis hoida ja meie kõigi vabadusi kaitsta.